sul on lant otsas või? Mul veel ei ole. Kurat, ma peaks panema, see kohe läheb loopimiseks. Mina panen kohe selle otsa risk. See näeb nii vägev välja. Tere! Täna on siis pühapäeva kätte jõudnud. Eile tahtsime isaga minna kalale, aga jäime natuke hiljaks sellega. Hakkame siit samas kohe pommitama. Eile tahtsime pommitama minna isaga, aga kõik kohad olid võrke täis. Ja siis ma mõtlesin, et jõu, see, kus ma käisin Pärispea laht või Poolsaar, see nägi päris vinge välja, tuleme proovime siit. Vaata, kui suur see luik seal on. Papse, vaata seal, üks luik on veest väljas, vaata, kui suur see on. Ja tulime siia Pärispeale proovima. Tundus vägev koht, ühtegi võrku ei ole. Katsetame. Ühtegi võrku ei ole sees, aga tuul ja vihm on. Nii, ja nagu ma näitasin, landiks läheb niisugune huvitav asi otsa. Ütlen kohe ära, et ma ei ole mitte kunagi, mitte ühtegi merikat kätte saanud. Ma ei ole väga püüdmas käinud. Näe, isa läheb ujuma juba raisk. Aga ta ei visanud algus nagu niisama seda. Algus peaks paar korda niisama viskama, nagu ma näitest lugesin, et kala võib-olla on niisama kaldas juba olemas. Siis ta läheb veel sitasti vette ka niimoodi diagonaalis sinna poole. Hirmutab kalad ära, mis seal pool on. Näiteks ma lugesin, et kala vahest tuleb kuradi paar meetrit on merest või see kaldast. No ja nüüd ta loeb sinna, kuhu ma viskama peaks, et tahaksin visata. On munn raisk. Lükkan pikali ta raisa sinna. Kõnnime vaiksemalt natukene ja viskame siit paar korda. Üle kivi läks natukene. Täpselt üle kivi raisk. Kuradi kohast see lant tuleb. Okei, mõnus on küll. Tundub nagu, et tuult oleks vähem kui eile ka nii. Ma ei tea, kui siin on mingid kõvemaid merikavendasi, kes tahaksid mind kalale kutsuda endaga ja lubavad, et saan kala ka, siis palun väga. Olen väljakutsetele avatud. Ma arvan, et ma lähen natukene edasi ikkagi siit. Muidu me hakkame isaga üksteist segama natukene. Vaata seda luige suurust. What the fuck? Mis teed seal, mees? So extra. You're so extra, dude. Wow. Pole nii ammu käinud meres. Mul ei ole vilt põhi ka. Mul on päris libe nende kummikutega, ma võin öelda. Isal on vast märksa mugavam. Ossur roisk! Siin on ikka metsikult liberis. Siin on nii suured kivid. Tahaks nagu toedata millegi vastu maad korraks. Ma arvan, et ma lähen sinna poole hoopis. Kõige hullem on see laine raisk. Laine käib silme ees. Ma annan endale kümpa, kui ma näoli käin siin täna. Kurat, seal oli natukene liiga palju taimestikku oli põhjas. Vaata, ma mõtlesin, ma pean poolenisti ujuma minema, et seal vast on võib-olla mugavam võib-olla. Hiilime tasa. Ussur raisk. Jälle mingi taimestik. Siin suht alguses on kohe mingi taimestik, jah? Ussur raisk. See on mingi, täna tuleb mingi vandumise special edition, mul on niisugune tunne. Mul on niisugune tunne, et ma midagi muud täna ei teegi. Tavaliste kummikatega on ikka metsikult libe siin praegu olla. Isal on hea viltpõhi nagu enda kahlakatel. Oleks pidanud ikka kalipsoga tulema siia, kurat. Ma ei tea isegi tegelikult, kas minu kalipso on, et nagu kas selline ilm liiga külm ei ole minu kalipsole juba. Ma ei kujuta ette ka. Isa püüab seal. No ütleme nii, et tulime siia kala püüdma küll on ju värki-särki ja puha ja ega mul endal väga lootust ei ole nagu. Öeldakse, et lootus sureb viimasena, mul lootus on ammu juba surnud, ega ma käin ilu pärast kalal, mitte kala pärast. Kurat. Videodest ei ole siis aru saada olnud. Ega ma kala siis ei saa, Jesus. Katsume vett ka, väga külm ei olegi. Miski ilus veetaim, mitte just kõige ilusam, aga need kahlakad, mis isal on, nendega ei oleks probleemi, vaata, seal on neopreensokk eraldi ja vähe parem süsteem. Mul tuli sushi isu praegu. Räägin isale augu peale, lähme Tapale Rakvere kaudu. Äkki saab sushid Rakverest. Kui ma enne ütlesin isa kohta munn ja nii edasi, ega ma päriselt ei mõelnud. Mis see on? Number 34. Ma ei tea, kelle lant see on, aga see näeb nagu suht omapärane välja. Isa ütles, et tema ei kavatse täna lanti vahetadagi, et tal päev oma lemmiklandiga ainult. Mu enda plaan oli selline, et ma panen ühe landi otsa, püüan siin, lähen edasi, püüan seal, lähen edasi, püüan veel, siis vahepeal vahetan lanti, et mitte ühes kohas ei vaheta kogu aeg lanti, aga muidu oli plaan enam-vähem, et kõnnin tippu välja ühe landiga, tulen tagasi teise landiga, enam-vähem midagi taolist. Ma olen lugenud, et väidetavalt peab merikaga püügil olema nagu ühe koha peal võimalikult kaua. Et nagu, et sa ei taha kõndida väga palju, et kuskilt lugesin, et kuni pool tundi seisad ühe koha peal, et muidu vette tulekuga hirmutasid kala ära, siis pead andma kalale võimaluse, et ta saab tagasi tulla siia, kus ta ennem oli ja mis iganes. Mingi taoline loogika seal oli. Can't argue with that.
ma olen forelli nagu selles suhtes jõest samamoodi püüdnud, et lähed ühte kohta, istud maha, loovid lanti, võid pool tundi niisama tühja istuda, pool tundi keegi sulle otsa ei tule, kurat. Pool tundi istud, siis lõpuks forell läheb aplamaks nagu. Jões olen täheldanud niisugust asja. Isa ei ole, kurat, tahtsin isa käest küsida, et kas see on seal teletorn või ei ole. Tema äkki teab. Ma ei kujuta ette, mis asi see olla võib. Väidetavalt teletornist Soomet näeb, kui on ilus ilm, nii et mingi loogika peab olema. Maa on ju lame, me näeme maailmatu kaugele. Igaks juhuks mainin, et see oli sarkasm. Näe, seal käivad instalaksud vist. Mingi vend teeb enda vanaemast pilti. Tehke vanaemadest pilte, poisid raisk. Mälestused pead jääma. Osad inimesed on, ma olen tähele pannud, nad millegipärast ei taha teha nagu neid selfies või mis iganes. Mis vahet seal on? See on mälestus sulle endale. Sul oli hea, sul oli selles kohas oli hea olla, kus sa selfit tahtsid teha. See on mälestus, mis sulle jääb endast. Mis vahet seal on, mis teised inimesed arvavad? Kui selle selfie peal peaks olema ka peenis, siis mõtle ühe korra läbi, et kas see pilt ikka on vajalik, kurat. Sama kehtib naistele. Kui sa... Okei, las tal. Mulle see koht küll meeldis, kus isa püüdis. Okei, ma teen ühe viske veel, siis liigun edasi. Obviously siin ei ole kedagi, kes tahaks minu lanti. Muidugi ma ei kujuta ette, kas kellaaeg ka täitsa vale on või ei ole, aga kell on miski, ma eeldan, et 3:30 äkki. Ossarrais! Oi kurat! Üks asi, mida ma suvel tahan kindlasti teha, on see, et ma olen kuulnud, et kahlakatega, kui sa nagu kukud ümber vees, siis võib midagi juhtuda ja upud ära või mis iganes. Jalad on vee peal, õhku täis, sa ei suuda jalgu alla tuua. Suvel ma tahan katsetada, et kas see vastab tõele. Väidetavalt nuga peab alati kaasas olema, et lööd kahlakate sisse noaga augu äärmisel juhul, et siis saad püsti, et nuga on mul endal siin põuetaskus olemas. Siin noa tahaks ka lüüa läbi kahlamispükste muidugi, et teada saada, kas sellest on abi. Isegi tuul on vaikne, ma ütleks eilsega võrreldes. Eile sai siit kuiva jalaga üle kõndida. Ja, siit kohast tule, jah. Siin on madalik. Siit on mõttekam võib-olla teiselt poolt kivi minna, siin on siit kõndida vist. Ma ei ole nüüd 100% kindel, aga seal kivi juures oli hea. Eile kalamehed käisid, need loopisid seda serva. Aga eile ma ei mäleta, kas laine oli sealt poolt või. Näe kibuvitsad, noh. Ma vist teen ühe võileiva, mul on niisugune tunne. Võtame mingi kivi, mis näeb laua moodi välja. Aga vaata niisugune ilus niisugune oaas. Puud, asjad, kibuvitsad, põõsad. Chilli siin on ju. Siin kuradi. Oi, kuradi täpselt. Kuradi kukud siia niimoodi selgroo pooleks endale ongi korras. Siin on nagu niisugune koht, kus saaks. Isal on niisugune hea kahva, mis on nagu magnetiga niimoodi naksti, kui ta töötaks. Tahad saia või leivaga? Üks sulle, üks mulle. Jaa. Aitäh. Mis see kell on huvitav? See vend ühe koha peal lihtsalt ei liiguta ka ennast. Ja ma lugesin, niimoodi peabki enam. Mõtlesin, et sa jooksid ringi nii palju, kas niimoodi sitt ei ole. See mees ajas mul tuurid sisse praegu. Ta ütles, et ta sai just. Ma lähen vaatan, mis lantsi ta kasutab. Seal tipp ka või? No tipu selle suure kivi taga olen käinud, seal on ka sohke nagu normaalsem koht, kus saab käia. Seal nagu teised tipu peal on nagu sohke, no see oleneb veest ka, kui suured lained on. Okei, edu jah. Siis katsetame, kurat. Et mees sai 1,5 kilose praegu ja lasi tagasi. Ja mingi vähe kõvem catch and release mies. Konks oli selline, et ühene konks, mitte kolmik. Ja seda kida, mis siin on, konksu seespool, see kida oli tal ka ära võetud, et kalale haiget ei teeks. Hull mies, muisk. Nii palju ma olen ka kuulnud, et kivide juures meeldib, kus laine lööb vastu kivi ja niimoodi hapnikku hästi palju vees on, et merikale pidavad meeldima. Ütleme nii, et kui kumbki meist kala saab, siis ma olen juba õnnelik. Isegi kui isa saab kala, ma olen juba väga õnnelik. Kuradi suured kivid on igal pool. Ossar raisk, mis laine. Vesi on atru täis siin, kurat. Ma räägin, see päris pea poolsaar ja kõik see ala, mis siin on, no ei ole Eestis ju. No ei ole Eesti.
Mul on nagu tunne, ma lähen kaldale tagasi ja ma vaatan mingit paremat kohta, kurat, see sinna tipu poole rohkem äkki või. Ui, siin on nagu eriti libedad kivid. Kui maismaa peale saad ikka, siis on ikka hea. Siin on see kuradi suured lained. Ma ei saagi aru, kas laine on liiga hulluks juba läinud või praegu on veel okei. Ossa kurat. Ma ei suuda uskuda, et ma püsti jäin praegu. Kõndi kolmandast jalast oleks nii palju kasu siin vee sees olles. Oi. Fui, bled, otse suhu. Ma säästan natuke GoPro akut ja kõike ja niisama loopimist pole mõtet filmida. Kui kala otsa tuleb, ma loodan, et mul tuleb kellega me nalja teeme, kala ikka ei saa. Ma mõtlesin, et ma teen väikse pausi vahepeal. Toss oli nii väljas lõpuks, õlg oli ära väsinud. Ilma kotita oleks palju mugavam loopida vist. See kott pluss õng väsitas õla nii ära, kurat. Sa jäid uuesti landist ilma või? Ma vaatasin, et mätsasid jõle kaua seal. Tuurbis ära üle selle suure kivi. Aga kuidas sa katki teed selle, ma ei saa aru? Tamiili vaata, tõmbad pingule vaata. Teed lahti, plaks. Teed niimoodi kas või 100 korda, lõpuks on käes sul see lant. Oi, plee. Niukene väsimus, kurat. Ma ei saanud aru, kus kohas see mees püüdis siin. Kuhu ta loopis siit? Vastu kive loopis oma lanti või? Ta oli ju siin kohas kuskil. Muidugi sinust edasi sinna mere poole. Vahepeal oli minu arust kuradi 2-meetrised lained seal. Seal oli metsikult suured lained vahepeal. Jõle sitt on, hästi suured kivid on siin. Kõndid on jõle jube. Sul võib olla veel, ma ei kujuta ette, kui libe sul on või ei ole. Tunduvalt parem kui nendega. Sellega astud... Nagu jalga ka vaata. Ja. Ma vahepeal mõtlesin, et ma imestasin, et ma püsti seisan veel, et ei kukkunudki. Ja. No libe on ikka, aga mitte nii libe kui nendega ja ta ei vääna jalga ja vaata. Mingi kivi läheb sul vastu jala külge nimelt, sul tuleb vastu hüppeliiget. Mul on ikka kaksendused siin peal, ma olen püüan teist kalast. Vahest on ka nii olnud, et seal, kus õige püük peaks olema, ma sealt kala ei saa. Ma vahetan lanti igastahes. Tõenäoliselt ma arvan, ma lähen siit kallast mööda, hakkan tagasi minema vaikselt. Ma panen niukusse asja otsa nüüd. Mida isa teeb seal. Pikemat aega on midagi jännanud. Nüüd läks suits ka ette, mis tähendab, et midagi juhtus vist. Kas ta jäi jälle landist ilma? Nüüd põgeneb mu eest. Minu arust on ta 2 landist ilma jäänud juba. Minu arust ta pani praegu 3. otsa endale vist. Sellel oli ka kuradi hõbedana, aga ma vaatasin, tal oli suht kõver, päris kiire mänguga lant tal, millega püüdis. Tal oli see kumerus oli lõpus. Nagu sirge ja lõpus oli niisugune kumerus imelik. Ma vaatasin, et sa jälle jäid landist ilma. Neid kumerusi saab muidugi landil ise juurde anda kohe. Seda küll, jah. Siin on jälle, siin on nagu kivine, aga ma imestan, et mina ei ole landist ilma jäänud. Ussor raisk, praegu oleks siin ujuma läinud seest. Ma näen seda, et kui laine nagu lööb, siis laine harjast on nagu läbi näha natukene ja on näha, et atru on täis päris kõvasti, nii et ma ei imesta, et mul lant kogu aeg seda Jesus, täpselt niisugune tunne oli, nagu keegi oleks otsa tulnud. Kurat! Ma ei imesta, et siin niimoodi mul lant tagasi tuleb sitaga. Meil on isaga mingi asi. Meil on telepaatia isaga. Me tavaliselt vaatame üksteise otsa ja siis viskame lihtsalt pead. Nagu jõu ütleks. Siis isa ütleb jõu vastu, siis on selge, et kõik on okei. Kõik on selge ja korras. Ei, meri on vägev ja siin kohas eriti. Meri on mulle alati meeldinud. Üldjuhul mulle meeldib ujuda siin, aga siin kohas ei ole mõtet. Iga kord on atru täis. Võib-olla kuskil, kus on vähe väiksem laine äkki või. Uuesti proovime. Ma juba põhimõtte pärast, kui ma lähen veest välja ja tulen vette, siis ma filmin, äkki ma käin kõhuli, siis on vähemalt naljakas. Mul oli perse ka nii, sul lindistab. Nüüd ma panin lindistama. Perse oli nii Mis sa filmid või? Mis sa öelda, sa mõtlesid, et sitasid püksi või? Näe, see on sita junn ja suur. Kes siin sittumas käis? Forell käis sital maapinna peal. Siin läheb sügavaks raudselt, ussu kiiresti raudselt. Siin on kalalõhn. Hoida, miks siin nagu rohkem ei ole neid võrkusid sees. Ausalt öeldes siin pool on vähe mõnusam püüda kala kui teisel pool. Ja seal ja kuradi laine laksub kõik kuradi jube. Lõpuks ometi mašina. Kurat, kui mõnus on need kantotsid seljast ära võtta. Nagu sünniks teist korda. Aga koht on päris vinge. Ma ütlen ausalt, poolsaar üleüldse, kõik mis siin toimub. See poolsaar on küll väga ilus koht. See on nagu next level.
nagu ei oleks Eestis üldse. Rannikus herv ja kõik see. Siin see liiva osa, kus ATV-ga sõitsin. Siin see kari, telkimiskohad. Metsikult kena. Sa oled retuusidega? Need on jumal normaalne. No jaa, naistel on niuksed, mis paistavad läbi. Sul õnneks niuksed ei ole. Proa filmina mind näljameel. Siin on see pullmänd. Üleüldse kuidagi ilus niisugune männiala on siin vasakul pool mingi. No Lõuna-Eestis... Väga ilusad kuppelmaastikud, vaata. Lõuna-Eestis... Niimoodi, et sa nagu mere äärt mööda sõidad siin, jah? No seda küll, jah. Teine asi on see, et Lõuna-Eestis on samamoodi sinka-punka teed ja samasugused talud, aga lihtsalt ei ole sul nagu niimoodi, et näe, siin on püffel. Jah. Tõsine vend. Eile olid siin pool, hästi palju oli. Seal... Siin võib sita seeni olla või neid magic mushrooms, millega pilvesse sööd ennast. Siin paremal on nüüd mingid maha jäetud... Sõjaväehooned. Jah, täpselt nii. Sõjaväehooned on siin ilus käsivalts katus paistab veel seal majal. Täitsa korras. Mingi piirivalvurite vähemus, ma arvan. Noh, kus sa ei tahaks siin paremal pool elada niimoodi kuskil? Muidugi tahaks. Teine võime kõik maha ostame see ühe tüki ja teeme valmis. Jah? Kõik neerud müüme maha. Minu omasid nad ei taha. Selles maja võiks elada. Mulle ei meeldi see maja, milline ta välja näeb. Aga muidu vaade võib päris vinge olla siit. Ja muidugi kõrval on ka jõle ilus hoone, eks ole. Keegi on kunagi ehitatud. Aga siit vaatad, sõidad sa Eestimaal praegu või? Ei sõida. See on mingi ilus pink on seal ja keegi ehitab maja endale, Isoveri vill on kohal. Siin on mingi... Ma usun küll, jah. Kõige vägevam koht selle poolsaare juures tuleb praegu minu arust. Sain peale või? Mida vittu? Kus kuradi kohast sa tulid? Siit näed, jäljed lähevad siit. Mida fuck raisk? Mida vittu raisk? Ta on tagurpidi 180 kraadi teinud isegi. Holy shit. What the fuck? Mulle tundus, et ta sõitis nagu puu otsa ja siis inertsiga nagu oli ümber pööranud ennast 180 kraadi. Ja nüüd kerma uuesti ringi läheb tagasi. No vahet ei ole. Mis nad teevad sulle trahvi, et sõidad edasi tagasi? Mis nende asi on? 5-0-9-0. Mida on pühistud vastu? Jah, me käime seda müüa elamu maa, seda käime vaatamas, kurat. Algul vaadab politsei, et ole terve. Ma ei pannud autot häälegi, ta on sealt poolt tulnud kuidagi. See on võimatu reis. Mida vittu? Pole lihtsalt võimalik, kudu ta sinna sai. Siin on jäljed lähevad siit, on ju? Need on vanad jäljed. Jaa. Kudu ta sinna sai, nii poleks metsa seest tulnud hooga. Ega mulle tundus, et tuletõrje ja politseinikud kavatsed, kuidas ta sinna sai, huvitav. Olgu, aitab tänaseks ja praeguseks ja selleks nädalavahetuseks ja kõigeks muuks. Mul on energia on otsas kõik. 3 päeva terve nädalavahetus filmida on ikka ekstreem. Isa käis 1 päeva muga kaasas, tal on toss väljas tänasest ainult, eks ole. Et olge tublid ja hoidke kõva ja kohtume siis, kui kohtume. Ma nüüd lähen koju, ma lihtsalt magan. Tšau!